TV69 punasärkide saadet Laager 24 Fortu. Mina olen punasärklane Piret. Koos minuga on saates ka punasärklane Jaan. Kuidas läheb, Jaan? Tere ka minu poolt, punasärklane Piret. Mina olen punasärklane Jaan. Mul läheb fantastiliselt. Emotsioonid on laes ning feelinguga heidame ka pilgu tänastele teemadele. Milleks on? Lahendame kadunud sussi müsteeriumi. Saame jälile müstilise poisi juhtumile. Avaldame eksklusiivfoto Edgarist koos tema kommentaaridega. Saame teada, mida erakordselt saavutas Martin Kuningas. Ja kokkuvõtteks edastame Laagri teiste särklaste statistika. Aitäh, punasärklane Jaan, selle imelise ülevaate eest. Esimesest laagripäevast peale on meid kadunud sussi müsteerium. Eile hommikul kell 6.38 valitses Jõhvi gümnaasiumis äärmiselt ärev meeleolu. Nimelt oli kaduma läinud kellegi roosa suss. Kahtlustatakse rohelist rühma, kes korraldas õpperünnaku oranži rühma juurde. Seehulgas viisid nad kaasa meeletult susse. Põhimõtteliselt vaata, ärkasin öösel üles, kuulsin mingi sahistamine käis, vaata, seal tossude juures. Tõusen püsti, vaata, võtan kohe taskunoa, vaata, sealt spordikotist, vaata, valmis kohe, kui mingi asi toimub, vaatan, lihtsalt sussid on kadunud. No mida ma teen? Ma ei osanud mitte midagi teha, ma läksin magama tagasi. Nii palju meeletu, kuidas nad tulid sinna. Need oli nagu, no need oli ikka sadades lausa nagu... Meeletu. Ma ei saa nagu palju. Mitte midagi aru, mis toimus, vaata, ja siis ma nagu võttis täiesti sõnatuks, ma läksin magama tagasi, aga hommikul õnneks olid sussid tagasi mul vähemalt. Varas tabati tänu turvakaameratele ning kiire reaktsiooniga turvamehele, kelle sõnul oli röövli tabamine käkitegu. Kätte saadi ka kott, mis sisaldas mitmeid erinevaid varasemalt tagaotsitavaks kuulutatud jalavarje. Omanik sõitis taas kohtumist tähistama Bahamale, mille tõttu ei olnud meil võimalik temalt kommentaare saada. Tere, mina olen Kristjan. Tere, mina olen Ilmar. Pikemat aega on meid painanud äärmiselt kummaline juhtum. Ümbruskonnas ringleb keegi Mr. Smile, kelle olemasolust me tegelikkuses mitte midagi ei tea. Müstiline mees kaob sama kiirelt, kui ilmub ning lõpuks oleme astunud sammu tõele lähemale. Täna pärast õunal saime vihje anonüümselt allikalt. Nimelt on leidnud tükk temast, ta naeratus. Nimesilt, mille lilutses rõõmunägu, on ta maha jätnud. See vedeles õnnetult Jõhvi gümnaasiumi söökla laua all. Kes on see salapärane mees? Teretulnud on kõik, teda puudutavad kas või pisematki vihjed. Number on 6845612. Täna hommikul saabus meie toimetusse intrigeeriv pilt tõehetk Edgarist. Võtsime ühendust peaosalisega, et saada temalt teemakohaselt kommentaare. Tere, siin Piret kanali TV69 saatest Laager 24. Helistame teile, et uurida, kuidas reageeris teie naine ning miljonid televaatajad pärast teie eilseid ülestunnistusi? Ei, üldises perspektiivis nagu läks ikkagi kõik nii plaanipärasel. Teatavasti on õrnem sugupool tundlik ja väga kergesti ärritu ning siit ka lihtne küsimus. Kuidas reageeris Vilja kehakaalu puudutavatele küsimustele? Kui nüüd võtta küsimust niimoodi diplomaatilisest vaatenurgast, siis jätaks ma sellele vastamata. Aga anonüümsetelt allikatelt on meile laekunud äärmiselt intrigeeriv pilt. Kas selle kunstiteose autor on Vilja? Tuut. Eesti laulja Martin Kuningas eile Rootsi kuningalt Maarjamaa risti Jordeen. Lõpetuseks korraldasime laagriliste seas kokkuvõtva küsitluse ning tulemused on järgmised. Statistika. Pettunud 17 õnnetut, vigastatud 58 plaastrit, murtud südamed 69 mõra, kaotatud süütused 2,3% süüdi, kadunud asjad 44 eset, tarbitud alkohol 124 liitrit, sisse tõmmatud tõrv 27 milligrammi, raisatud WC-paber
36 rulli. Magatud tunnid -0,5 tundi. Kahte. 2. 4-5. 1. Üle 1000. 2. 2. Umbes 90. Võib-olla suppi. Sitta. Maksapasteeti. Ma teen klimbisupi klimpe. Ma arvan, et skorpione. Hernesuppi. Ma arvan, et see on ikka kusagil üle 6400 kindlasti. Kõrge. 8000 midagi. 8,5. 2-3. 1000 kilomeetrit. Täname Kristjani ja Ilmari selle fantastilise koostöö eest koos meiega, selle fantastilise saate tegemisel ja siis selle fantastilise meeleoluga me punasärklased nüüd lõpetame. Mina tänan.